Kallim kullast, teate küll seda laulu. Aga kas kullast võib midagi kallimat veel olla? Küsin Sirova Eesti aktsiaseltsi tootejuhilt Lele Andersonilt, mis teie juures siin väljapanekus kõige kallimad asjad on? Kõige kallimad on briljantidega sõrmused ja sõrmuse briljantide kogu kaalust sõltubki sõrmuse hind. Ehk siis, kui on sõrmuse peal suured briljandid, siis on sõrmus muidugi loomulikult kallim ja kui on pisiksed briljandi puru nii-öelda, siis on muidugi sõrmus natukene odavam. Kas te oskate öelda, milline on maailma kõige kallim sõrmus? Just ma võtan sellised briljantsõrmused. Need kindlasti peaksid olema kaevandatud Lõuna-Aafrika Vabariigist ja nende, ma arvan, kogu kaal võib olla seal isegi kokku kuskil 10 karaati. Ma arvan, et see on juba väga suur võimas sõrmus, sest rohkem ei mahugi sõrmusesse. Ma arvan, et see on nii. Aga teie väljapanek täna siin, on need mõeldud nüüd ainult pulmalistele või võib ka näiteks kihlasõrmusena seda kõike kasutada? Ja võib loomulikult kihlasõrmusena, ja sest et abielusõrmused pluss kihlasõrmused ongi Shalinsi ehk Rootsi tootja nii-öelda tootmisvaldkond. Ja siit leiab kindlasti ka näiteks kingituseks mõeldud sõrmust, ühesõnaga kui meesterahvas soovib naisele teha kas või pulma aastapäeva puhul hiljem kas või kingitus, siis see on kõik siin võimalik siit leida sellest tootevalikust. Millised trendid praegust üldse pulmasõrmuste juures valitsevad? Kas otsitakse ikka seda klassikalist keskmise laiusega sõrmust või on nüüd ka uhkemad trendid? Praegu on väga populaarne, kus on kahevärvilised sõrmused, ehk siis tehakse valge ja punase kullaga kokku. Punane kuld tegelikult on meie mõistes kollane kuld. Vaatame, kas mõni on siin ka olemas? Ja, vaatame siia poole. Nii. Siin on siis näiteks kokku tehtud ühe briljandikesega sõrmus naisele, kus on siis all osas näete valget kulda, üleval on siis kollane kuld, see on üks näide. Ja mehele siis siia juurde võiks soovitada sama mudel, ainult ilma briljandita. See on nüüd üks lihtsamaid versioone. Ma just tahtsingi uurida, et kas mehed on sama epud kui naised, et tahaksid ka briljante oma sõrmustel kasutada? Ja tänapäeval see tendents on täiesti olemas, et meestele meeldivad eriti, lõunamaistele meestele ja ka vene rahvusest meestele meeldivad rohkete briljantidega sõrmused. Ise enda kandmiseks. Te teete standardtoodangut või on ikkagi iga sõrmus valmib tellimuse peale? Iga sõrmus valmib tegelikult tellimuse peale, see tähendab, et kui kliendi sõrm ei vasta nii-öelda standardsuurusele, siis see tuleb ikkagi täpselt tellimuse alusel, nii nagu kliendi sõrme suurus on ja samamoodi saab valida ise kivisid erinevaid, kas safiire, rubiine, mitte ei pea tingimata olema valge briljant. Kui inimesele nüüd täna ei ole lihtsalt nii palju raha kaasas ja ei saa sõrmust ära osta, kus ta teid muidu leiab? Meid on võimalik siis leida kõige lihtsamalt pulmakorraldajate agentuuride kaudu. Näiteks tegeleb meie sõrmuste vahendamisega ja edasimüümisega Anni Lill, kes asub Õnnepalee kõrval. Samamoodi netipood, pulmapood, nende kaudu võib tellida ja meil on niisugune väga personaalne kliendikeskne teenindus, et kui noorpaar on huvitatud, siis me saame kokku, näiteks meil on Siroval Vääna tänaval väike kauplus, me saame seal personaalselt maas istuda, kokku leppida, millal me kokku saame ja saame valiku teha seal koha peal, kus on meil rohkelt aega, keegi ei sega meid seal. Aga täna siis on selline valik väljas ja head messikülastajad, tulge messikeskuse teisele korrusele, siit leiate Sirova Eesti aktsiaseltsi väljapaneku.